kõvem ehitamine käib jälle mul naabrite juures. See on nii armas, kui ma vaatan aknast välja, et mida erinevad inimesed oma majapidamistes teevad, et mitte hulluks minna. Näiteks mul on üks naaber, kes oma tagaaias muudkui maalib ja see tundus nagu, ma nagu imestasin, et kuidas tal on nii palju nagu järjekindlust, et tundide viisi tõesti nagu terved pikad päevad veeta maalides, et kui tal lõpuks, kui väljas läks pimedaks, siis ta lihtsalt kolis tuppa ja siis, kuna tal ei olnud kardinaid ees elutoas, ma nägin, et ta seal maalis edasi kuni nagu hiliste õhtutundideni, samal ajal kui tema abikaasa luges terve päev, et siis päeval luges õues, istus seal pingi peal oma naise juures ja õhtul siis luges kõrvaltoas, jällegi nagu oli nagu paista, kuidas ta istub tugitoolis ja loeb edasi paksud raamatud. Ja siis on üks naaber meil, kes kõpitseb oma väikest aialapikest ja see on tõesti nagu pisike siuke aialapike, need siuksed, et meil on siuke hoov, mis ma ei tea, kui keegi on näinud nagu tüüpilisi siukseid Inglismaa tagahoove, siis need on nagu jagatud korterite peale sellisteks tillukesteks, ma ei tea, ristkülikukujulisteks sellisteks nagu maalapikesteks, eks ole, ja need on eraldatud sellise nagu madala müüriga, nii et naabrid saavad üle selle müüri niimoodi vahepeal suhelda ka. Ja mõni siis, ma ei tea, grillib oma aiakeses ja siis ühed naabrid ehitasid endale mingisuguse katusealuse nüüd sinna aeda, et see on olnud neil siuke nagu nädalate pikkune projekt, värvisid oma maja seina vahepeal ja nii, aga ühesõnaga, et kui siin on kuulda mingit puurimist või mingit saagimist või midagi, et siis need on need naabrid, kes seal ehitavad endiselt. Aga see maalija, tema lugu läks kummaliseks sel hetkel, kui Gea ütles mulle, et kuule, aga ta maalib kogu aeg ühte ja sama maali. Ja siis ma mõtlesin, et selles mõttes, et ta nagu siis iga päev nagu täiendab oma seda suurt maali siis või, ja siis Gea ütles, et ei, et see on üks ja sama maal, et ta maalib ühte ja sama maali korduvalt. Nagu, et kui ta saab ühe eksemplari valmis, siis ta hakkab järgmist tegema. ja siis ma nägingi, et ta maalib ühte ja sama pilti ühest pandast nagu nädalate kaupa. Ja siis see enam ei tundunud nagu lahe teraapiline tegevus, vaid tundus nagu mingisugune maania põhimõtteliselt. Ma ei tea, ma nägin, et tal oli mingisugune neli eksemplari vist oli juba seal kuidagi seinanajal või midagi ta seal sorteeris ja siis ma nägin, et tal on täitsa mitu pandamaali juba. Ja mul on kiusatus minna ja küsida talt endale ühte. Äkki see on mingi kuulus pandamaal, et lihtsalt sa ei ole sellega kokku puutunud, aga inimene, kes harrastab kunstiajalooga tegeleda või käib palju kunstimuuseumites, teaks kohe ära, et see on mingisuguse väga kuulsa, ma ei tea, näiteks madalmaade kunstniku maal pandast ja tema lihtsalt teeb reprosid, mida siis müüa näiteks kuskil Inglismaal mingil tänavaturul ja lihtsalt nüüd on nagu siuke hea aeg nagu vorpida terve hunnik neid reprosi. Ma ei osanud niimoodi mõeldagi, aga see on küll üks võimalik seletus, mis jälle toob selle tegevuse tagasi mingisugusest maanilisest maalimise sundusest või toob selle tagasi nagu sellise nagu ärilise tegevuse juurde. Ma muidugi ei tea, kas on ühtegi väga kuulsat maali pandakarust. Küll aga kui juba on olemas, eks ole, Viiraltil vist oli kaamel või? Oli vist Viiraltil see kaamel. Kellegil Eesti Viiralti põrgu oli põhihitt. Kellegil oli kaamel ka. Ma olen seda näinud isegi mingisuguses kooliõpikus, aga arvestades, kui kvaliteetselt ma koolis õppisin, siis ilmselgelt ma ei oska selle kohta praegu enam mitte midagi muud tarka öelda, kui et ma tean, et on olemas üks kuulus maal kaamlist, et miks siis mitte ka pandakarust. Aga kui sa ütlesid, et see lugu või see nagu lugu sellest naabrist, kes maalib, läks imelikuks sellest hetkest, kui siis ma nagu suutsin ette kujutada nagu 10 erinevat viisi, kuidas see lugu läheks imelikuks ja mitte ükski ei olnud see, et ta maalib ühte ja sama maali nagu korduvalt. Ma mõtlesin, et äkki ta hakkas näiteks tegema aktimaali oma naisest seal aias, näiteks see oleks võinud imelikuks minna või imelikuks, et järsku ta ei ilmunud enam õue üldse, lihtsalt see lugu läks imelikuks sellega, et ta kadus ära ja siis järsku ühel öösel te avastasite oma magamistoast tema maali või lihtsalt
ma ei tea, see oleks väga põnev olnud. Oleks saanud dramaatilisemalt ka minna muidugi, aga tõesti, see on natukene imelik võib-olla. Ma tahtsin siinkohal osutada su kuidagi sügavalt sisse juurdunud šovinismile ka, et see ei olnud niimoodi, et see maalikunstnik oli meessoost, ta on naissoost. Ai, nojah, vaata tõesti sügavalt sisse juurde. Sina kohe kujutasid ette, et on mingi meessoost geenius on ju seal tagaaias, kes siis nagu oma muusast kaasat vahepeal seal aias maalib, kui ta seal, ma ei tea, külitab liiliate vahel alasti, laseb pääsukestel maanduda õla peale vahepeal ja liblikatel juustesse ja nii kuskil vuliseb oja ja niimoodi, et ei, see ei olnud niimoodi. See ei olnud niimoodi. Aga ütle mulle, Jim, miks see nii on, et ma kohe kujutasin ette, et see oli meeskunstnik? Sest, et sügaval sisimas sa ei usu, et naine saab olla ka kunstnik. Sa ei suuda tulla selle pealegi. Väga huvitav. Ja. See on ju täitsa problemaatiline olukord. Aga kas ma tohin siinkohal päästa selle vestluse või? Jaa, ikka. Ma tegelikult väga tahaksin tuua välja ühte naiskunstnikku, keda ma viimasel ajal väga fännan. Ja see on Eeva, sinu abikaasa. Eeva on viimasel ajal hakanud tegema väga-väga nagu aina ilusamaid teoseid, mida ta postitab Instagrami konto alla Studio Krustok. Studio siis ühe U-ga, nagu see inglise keeles oleks, Studio Krustok. Paneme selle saate märkmetesse ka, aga igal juhul kõigepealt ilmusid sinna järjest erinevad paberist välja lõigatud sellised ruumilised pildid, ma ei tea, selle tehnika kohta on ilmselt ka mingisugune selgem nimetus, mingi levinum tuntum nimetus, aga ma ei tea seda. Paberilõikekunst. Paberilõikekunst võib-olla jah, et kus siis kiht-kihi haaval lõigatakse välja erinevaid elemente mingisugusest ruumist või mingist olukorrast, mingist stseenist või inimesest või loomast või midagi. Ja neid niimoodi kiht-kihi haaval üksteise peale laotades tekib siis selline nagu ruumiline pilt, eks ole, kus on nagu erinevad elemendid ja tegelased ja asjad ja värvid ja mustrid. Et see kõik on väga-väga ilus ja nüüd viimasel ajal on Eeva hakanud tegema ka selliseid, kuidas öelda, koomikseid, mis ei ole otseselt seda laadi koomiksid, nagu on, ma ei tea, Marveli ja DC koomiksid või siis, ma ei tea, pesakonna koomiksid, vaid need on pigem mingisugused sellised olustiku kirjeldused või mingisugused sellised meeleolu, nagu pilti kinni püütud meeleolud või hetked, mis on siis ära jagatud sellistesse koomiksi paneelidesse, mis kõik kokku moodustavad sellise ühe kauni terviku. Ja ma pean ütlema, et ma olen Eeva tööde suur fänn ja alati rõõmustan, kui ta midagi uut oma kontole postitab, nii et Studio Krustok Instagramis tasub kindlasti jälgimist ja Eeva purustab selle müüdi, et naine ei saa olla kunstnik. Sest et ükski teine naine kunstiajalust teatavasti pole sellega hakkama saanud. Nagu me väga hästi teame. See peaaegu päästis selle vestluse, aga jah, vaadake Eeva kontot, sest need pildid on tõesti võrratud. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet? Studio Krustok ääremärkused. Kus me analüüsime Eeva Krustoki töid. Võtame siis ette kronoloogilises järjekorras, millega see Instagrami konto pihta hakkab. Ma pean ta ette võtma, ma niimoodi alati. Tead, mul oli täna kohutav hommik. Kujutad see pilti? Kas pandeemia pärast? No, teatud mõttes võib-olla küll, jah. Muidugi nüüd, kui ma sellest rääkima hakkan, siis võib-olla kohutav on nagu
nagu arvestades kõiki võimalikke nagu stsenaariume praegusel ajal nagu on ääretult suur liialdus, aga tead, ma teen, eks ole, saia päris tihti. Ma olen siin pandeemia ajal teinud, ma ei tea, näiteks 5 või 6 ciabatat. Ja nagu ka mitmel teisel hommikul võtsin ma täna hommikul jahu välja ja pärmi ja hakkasin saia sõtkuma ja kõigepealt nagu esimese asjana ma avastasin, et pärm, mille ma olin külmkappi eile pannud, et seda täna kasutada, ei hakanud nagu korralikult tööle. Ma katsetasin teda esialgu nagu vedelikus ja vaatasin, et ei hakka nagu toimima ja võtsin siis uue pärmi, tegin sellega, mõtlesin, et teine pärm, see oli küll ka muidugi niimoodi ülejääk, et ta oli mul sellises kuivpärmina poolikus pakis, aga mõtlesin, et teine kord, tavaliselt ikkagi nagu pärm töötab ja nüüd, kui ma teine kord juba esimese ära valasin ja võtan nüüd nagu uue pärmi, et küll see nagu toimib. Ja tegin taine valmis ja ta ei kerkinud, see pärm ka ei toiminud. Ja mul oli nagu, ma olin kohe nagu frustreerunud, et mida teha. Ma ei teadnudki seda, et tegelikult sul on võimalik veel nagu uuesti võtta pärm ja see sinna tainesse sisse panna. Ja alles 3. korral, alles 3. pärmiga see sama taigen lõpuks hakkas kerkima. Ja nüüd mul on sai valmis, aga lihtsalt ma olin nii nagu löödud sellest olukorrast, sest mul pole kunagi nagu nii halvasti läinud. Ma ei ole ka kuulnud sellistest pärmi vaevadest. Jah. Ma ei teadnud, et sellised vaevad on ka olemas. Sinu pärm kerkib? Või minu pärm aina kerkib et võiks vähem kerkida. See kakuke, mis siin on kerkinud muud kui aastaid, see on ikka vägev, et ei ükski pandeemia, ei ükski maailmasõda peata seda pärmi. Ma tegelikult ei tea, millest me räägime isegi. Ma just mõtlesin mis metafoor see oli? Et kuhu nüüd nagu kuidas läheb või? Jah, kuidas läheb? Aha, okei. Siis ma tean, see on selline kondiitrite nagu omavaheline selline kõnekäänd on ju. Ja, et kas kerkib või mitte? Kuidas sinu pärm kerkib või kas sinu pärm kerkis eile või kui palju kerkis või mis iganes. Ühesõnaga, selge. No ma ei tea, katsun püsida rahulik ja tasakaalus. Mulle natuke on hakanud tunduma nüüd, et kuigi ma jälgin uudiseid minimaalselt ja saan oma infot pigem podcastidest ja inimestega suheldes, et siis on jäänud ikkagi mulje, et see teema on nüüd nagu ära kulunud. Või et kuidagi, et see teema ei genereeri nagu piisavalt klikke vist enam. Et kuidagi on nagu, ja see on puhtalt selline nagu kõhutundepõhine selline hinnang minu poolt, aga mu kõhutunne ütleb, et ajakirjanduses on tunda sellist pandeemia väsimust ja nüüd nagu ollakse nagu mingisuguse uue skandaali ootel või mingi uue draama ootel kuidagi. Võiks nagu veel hullemaks minna? Nojah, või et kuskil mujal võiks midagi uut halba juhtuda, et ma muidugi ei usu, et kuskil ajakirjade või meediaväljaannete ma ei tea, peakontorites istuvad mingid kurjad sellised Mr. Burnsi moodi mehed, kes niimoodi nagu trummeldavad oma sõrmeotsi kokku ja irvitavad õelalt vaadates aknast, kuidas maailm põleb ja jälgides poole silmaga, kuidas aktsiad tõusevad kuskil arvuti. Ma ei tea, kas sa oled kunagi Rupert Murdochist kuulnud? No aga igal juhul et natuke on selline tunne, et nagu, et see narratiiv on nüüd liikumas sinna punkti, kus räägitakse, et nüüd nagu asjad lähevad lõdvemaks ja kõik on nagu, ma ei tea, kohvikud tehakse jälle lahti ja inimesed valmistuvad, ma ei tea, suvehooajaks või midagi. Et ma natuke tegelikult
et ma olen ka nagu väsinud kogu sellest teemast ja ma olen samamoodi nagu kõik inimesed kuidagi valmis liikuma tagasi mingisugusesse sellisesse elukorraldusse või asjade seisu, kus ei pea nii palju hirmu tundma, on ju, mingisuguste väikeste asjade ees, kas või see, et ma ei peaks nagu, ma ei tea, kõndima sõidutee peal, kui ma näen, et keegi inimene mulle nagu kõnniteel vastu tuleb, on ju, et Inglismaal on inimesed üldiselt nagu kuidagi altid selliseid väikseid meeldivaid ma ei tea, märkusi tegema üksteisele, on ju, et see on tõesti, see on nagu suur erinevus Eesti eluga näiteks. Et näiteks kui ma ükskord läksin niimoodi sõidutee peale, et lasta üks naisterahvas mööda, siis ta ikkagi nagu naeratas mulle ja ütles aitäh. Et ta nagu märkas, et juba nagu 30 meetri pealt, et ma niimoodi eest ära läksin ja kuidagi väljendas seda, et ma ei tea, kui palju Eestis sellist nagu tänamist ja sellist nagu üksteisele tähelepanu pööramist toimub, aga vähemalt varasemas elus on seda olnud minimaalselt. Et pigem ikka pilk maha ja ei hakka siin tülitama mingisuguste vahvate märkustega kedagi. See on nagu see kultuuriline värk, et kui okei on kellegist nagu kaarega mööda kõndimine ja ma ütleks, et samamoodi Belgias ei ole nagu okei seda teha ja nüüd kui peab, siis see tekitab nagu natukene sellist võib-olla ebamugavust inimestes ja seetõttu ka ma olen täheldanud, et näiteks siin vähemalt kui ma naabruskonnas jalutan, siis inimesed nagu tervitavad teineteist, et siis okei, me tegime nüüd midagi, mis on nagu sihuke sotsiaalselt natukene üksteist eemale tõukav, me käisime nagu mingi ringiga üksteisest mööda, aga siis vähemalt nagu naeratame ja tervitame või midagi sellist, et see on selles suhtes nagu huvitav. Ma tõesti ka, ma ei ole kelleltki, kes Eestis elab, küsinud, et kas neil on sarnaseid kogemusi olnud või kuidas nad nagu tänavatel on tundnud, et kas inimesed on kuidagi rõõmsamad või sõbralikumad või otsitakse nagu rohkem tänaval kontakti, ütleme, mitte siis nagu füüsilist, aga sellist sotsiaalset kontakti. Aga ma ei tea, jah, siin kindlasti. Minu oletus on, et on nii seda kui teist, sest et ma ikkagi tunnen paljusid inimesi, kes on hoolivad ja arvestavad teiste suhtes ja kuidagi pigem tahavad, et nendega suheldaks hoolivalt ja arvestavalt ja katsuvad ka ise seda sama teha, aga samas ma oletan ka seda, et sellist nagu mööda minnes teise märkamist ja kuidagi positiivse märkuse tegemist või ma ei tea, väikest nagu tänu avaldamist on hulga vähem, ma arvan. Ja seda ma ütlen lihtsalt nagu kogu eelneva elu põhjal, eks ole, et minu arust nagu Eesti siuke nagu sotsiaalne kultuur lihtsalt ei ole selline, kus oleks nagu väga tervitatav või väga oodatud mingisugune siuke ootamatu kontakt võhivõõraste vahel tänaval, on ju. Et kuidagi, ma ei tea, et pigem ongi, et kui kogu see jama pihta hakkas, siis näiteks üks mu kooliõde ülikoolist, kes on Vietnamist pärit, postitas oma Facebooki storidesse mingisuguse siukse nukra pildi oma, ma ei tea, aknast umbes nagu, ja siis sinna oli kirjutatud siuke tekst peale, et ta oli just sõitnud, ma ei tea, trollis või bussis või kuskil ühistranspordis, ühesõnaga, ja siis mingi mees oli karjunte peale, et kao Hiinasse tagasi, nagu umbes värdjas, nagu, et mingi, et ära mürgita meie rahvast või mida iganes, et pigem ma arvan, et seda ekspressiivsust võib-olla on nagu rohkem kui siukest niisama siukest vahvat ekspressiivsust, et näed, sa läksid teisele poole teed, et mind kaitsta, et nii tore sinust. Aitäh, ma lehvitan sulle, ma küpsetan sulle tšabata. Kuidas su naabruskonnas on akendele sõnumite panemisega, kas sa siukest asja oled märganud? Ma ütleks, et siin on nagu mitmed moodi, et hästi palju on muidugi tänukirju arstidele, ja õdedele näha akende peal, inimesed on teinud paljuski, ma tunnen, et need on mingid siuksed nagu
kodukooli projektid, et nagu lapsed koos vanematega on joonistanud pilte ja kirjutanud selliseid tänusõnumeid ja need on akendele kleebitud. Ja siis on ka selliseid nii-öelda üldise moraali tõstmiseks või selliseid nagu sotsiaalseid sõnumeid, et näiteks ma just ühel minu naabril on akna peal see klassikaline feministlik poster, kus naine nagu tööriietes näitab musklit. Näitab musklit, jah. We can do it, eks ole. Ja see poster oli, et ausalt öeldes päris nagu hea tunne oli seda näha või kuidagi sa vaatad seda ja see nagu annab mingisuguse sellise sõnumi lihtsalt, et põhimõtteliselt lihtsalt, et kõik praegu, eks ole, on kodudes, kõik saavad aru, et on raske olukord, aga et saame hakkama, kuidagi sihuke nagu uplifting ja nagu ikka on nagu tore tunda kuidagi sellist nagu kommunikatsiooni selles nii-öelda kogukonnas või lihtsalt nagu kihvt on vaadata. Jaa, ma olen väga nõus, need on väiksed asjad, mis loevad palju kokkuvõttes, sest et kui niikuinii on tänavatel, tänavad on tühjemad kui normaalses elus ja ma ei tea, kohvikud ja ma ei tea, juuksurisalongid ja jõusaalid ja erinevad muud asutused on kinni, et siis sellised väiksed asjad ikkagi nagu toovad helgust kogu sellesse veidrusesse. Ma üldsegi ei arva, et see kõik on kuidagi mõttetu ja kui sa küsid, et kuidas siin on, siis siin on väga palju selliseid laste joonistusi akende peal, vikerkaari on palju selliseid tänuavaldusi NHS-ile ehk siis National Health Service siin Ühendkuningriikides. Nende auks toimub ka iga neljapäev kell 8 õhtul selline suur üleriigiline plaksutamine ja ma ei tea, pottide pannide kokku löömine. Ja see on mõnes mõttes muutunud natuke nagu selliseks aja markeriks natuke ka, et näed, jälle on nädal möödunud või kuidagi, et see tuleb alati kuidagi ootamatult, et hakkab pihta see aplodeerimine ja huilgamine ja siis me teeme akna lahti ja siis järsku ongi möödunud nädal jälle, et kuidagi jälle vaatame üksteisele otsa, et näed, jälle on neljapäev, sest et aja kulgemine on ka ju nagu kuidagi teistsuguseks muutunud. Raske on nagu eristada päevi üksteisest. Jah, nii kiiremaks kui aeglasemaks, eks ole, et kohati nagu tunneb, et kõik venib, aga samas nagu sa ka ütlesid, et nagu üks nädal läheb mööda väga ruttu. Ja kui sa nagu alguses rääkisid sellest, kuidas sa oled nagu hakanud tundma, et see kõik on nagu ära elanud oma aja, et see teema ei ole nagu enam nii relevantne, kui ta oli ja eks see on ka tõsi selles suhtes, et lihtsalt ühest ja samast asjast rääkida, need asjad ei möödu niimoodi mõne nädalaga, vaid need võtavadki aega ja inimestel lihtsalt saab jaks otsa nagu ühest asjast rääkimisega. Siis mul on nagu olnud pigem see, et ühest küljest nagu sinagi olen ma püüdnud võimalikult palju vältida meedia jälgimist lihtsalt selles osas, et ma tunnen, et mul ei ole nagu pidevalt seda sisendit vaja. Et mitu inimest suri ja haigeks jäi ja kõike seda. Ja teisest küljest on seal ka nagu see aspekt, et ma olen natukene teadlik viroloogiast ja olen jälginud ka natukene nagu seda teaduspoolt, mis on käinud, et siis nagu see, mis jõuab nagu lõpuks nii sellisesse avalikku meediasse või ütleme siis igapäevameediasse kui ka sotsiaalmeediasse on tihtilugu nagu päris tugev nagu kõverpeegel sellest, mis diskussioonid tegelikult nagu teaduses käivad ja see alati ärritab mind. Ja ütleme üldse inimesed süüdistavad täiesti absurdseid asju kõiges selles ja ma nagu tunnen, et mul on paremat teha ajaga, kui seda lugeda, aga mida ma olen nagu hakanud ise tundma selle kõige juures on see, et kui mina olin vastupidi just nagu selle eriolukorra või selle pandeemia alguses olin nagu, mul oli nagu vastumeelne sellest rääkida, kas või nagu siin podcastis ka, et ma ei tahtnud nagu pikalt seda teemaks võtta või isegi kui sai sõpradega räägitud ja helistatud, ikka kõik räägivad sellest teemast, aga mul oli kuidagi nagu siuke tunne, et
noh, näiteks kas või seesama saade, et meil peaks olema nagu midagi muud, et see on nagu pigem eskapism, et inimene kuulab seda, ta ei pea sellega nagu igas kanalis kokku puutuma. Siis just nüüd viimasel nädalal olen ma hakanud tundma pigem seda, et mul on vaja nagu enda jaoks mingit kroonikat selle aja kohta, et see on nii kiiresti läinud, need nädalad on nagu mööda tuhisenud. Ja ma tahaks nagu võib-olla rohkem jätta alles sellest ajast 10 aasta pärast tagasivaatamiseks, sest see aeg kindlasti ei ole olnud ainult negatiivne. Ja see on erakordne aeg nii heas kui halvas mõttes ja need erinevad detailid ja tunded ja mõtted tuhmuvad ikkagi ajaga või need muutuvad millekski muuks, et sa hakkad neid tagantjärele nagu ümber tegema oma mälestustes. Minu jaoks oli ikkagi silmi avav tõdemus see, kui ma sain aru, ma ei mäleta, midagi lugedes ilmselt, mis puudutas mälu teemat, et mälu pole midagi muud kui selline fantaasia eriosakond põhimõtteliselt. Et me mitte niivõrd ei mäleta asju, kuivõrd taasloome mälestusi oma peas iga kord, kui me midagi meenutame. Et see on vägagi erinev sellest, mismoodi arvuti töötab näiteks, mis võib sul ühte ja sama videofaili mängida lõputuid kordi täpselt ühtemoodi iga kord, ilma et seal midagi muutuks, sest et see mälestus on seal kindel ja muutumatu, see fail ei muutu. Selle faili lugemise viis ei muutu, aga inimese aju muudab pidevalt. See on natuke nagu live esituse ja salvestatud video erinevus põhimõtteliselt või salvestatud ma ei tea, laulu erinevus näiteks, et CD pealt või ma ei tea, Spotify'st kõlab üks ja sama laul alati ühtemoodi, aga kui artist seda kontserdil erinevatel õhtutel esitab, siis igal õhtul on see laul natuke uut moodi. Ja nii on ka meie mälestustega, nii et selles mõttes ma arvan ka, et mingisugune selline kroonika on mitte ainult tagantjärele meenutamiseks vajalik ja huvitav asi, vaid see on tegelikult ka nagu selle hetke olukorra mõtestamiseks või enda tunnete ja enda seisundi ülevaatamiseks vajalik asi siinsamas olevikus. Et ma olen varasemas elus olnud üsna usin päevikupidaja näiteks, ma arvan, et ma nagu oma 20. eluaastad dokumenteerisin üsna detailselt ära, vähemalt mis puudutas igasuguseid änge ja probleeme, et ma nagu mingitest nagu toredatest asjadest kirjutasin harva, aga ma olin nagu usin blogija, nagu sa tead, ja mul on ka nagu mitmeid erinevaid selliseid suuri kaustikuid, mis on täis kirjutatud käsitsi erinevaid, ma ei tea, meenutusi ja eneseanalüüse. Et nüüd 30. eluaastates ma olen seda ülivähe teinud tegelikult või võib-olla ainus selline nagu järjepidev dokument üleüldse mu elust ongi tegelikult seesama podcast, popkulturistid. Nii et ja ma olen, näiteks mu tütar on 5, eks ole, et ma ei tea, kui palju ta üldse sellest ajast nagu detailselt mäletab, kui ta on juba näiteks teismeline. Jah, sest lastemälu on ju veel nagu ebastabiilsem. Täpselt, et tema nagu teab ainult seda, et praegu on nii paljud inimesed haiged ja mingi paha pisik käib ringi ja nakatab inimesi. Et see ei ole nagu selles mõttes nagu kuidagi, ta ei ela nagu läbi kogu seda värki või ta nagu ei tegele selle nagu laiema probleemistikuga, vaid tema jaoks on lihtsalt küsimus selles, et millal me mängime või kes minuga mängib ja kas ma nüüd võin vaadata multikat ja kas me täna saame minna jalutama või ei saa nagu. Aga vahepeal tal ka viskab üle, näiteks ta siin üks päev vist üleeile ütles Keale, oma emale siis, et kuidagi nad sõid kahekesi, mina olin ära ja siis
Adele oli vaadanud niimoodi nagu mõtlikult aknast välja ja oli öelnud Geale, et pidime me siia Inglismaale Jimiga tulema, et ma ei tea, ta ju oskab ise endale süüa teha, ta ju oskab ise, ta ju oskab ise minna tööle, ta oskab ise nagu hakkama saada väga hästi tegelikult siin. Meie ju oleks võinud hoopis jääda Eestisse, ma oleks saanud talle saata ju pilte ja videoid sellest, mis me teeme ja nii, aga kas me ei peaks olema siin kinni, et kõik mingid siuksed jutud ka. Kas ta siis nagu seostas seda pandeemiat nagu Inglismaal olemisega või et nagu jaa, mujal natuke küll, seda siis ei ole? Tal nagu läheb meelest ära, et ega ta Eestis ka oma sõpru ei näeks, et ega ta ju Eestis ka ei saaks nagu lasteaias käia ja mängida oma sõpradega näiteks ja nii. Aga jah, kõik mingid siuksed seigad ma olen ka mõelnud kirjutada üles, sest me oleme püüdnud Geaga pidada sellist päevikut, mille me tahame kinkida Adelele, kui ta saab 18. Ja kui ta sündis, siis ma ikka täitsin seda nagu kuidagi, katsusin olla nagu järjepidev selles ja nii, aga siis vahepeal ikkagi nagu, ma ei tea, jäi nagu paar aastat täiesti vahele, sest aeg lendab lihtsalt meeletu kiirusega. Aga ka seesama pandeemia aeg praegu on, mulle tundub nagu oluline asi, millest mingisugunegi nagu märk maha jätta sinna päevikusse, et kuule, et vaata, kui sa olid 5-aastane, siis juhtus selline asi, et me olime ühes riigis kinni nii-öelda ja oli siuke väga kummaline ja ebakindel aeg ja need olid siis need asjad, mis me tegime, et meil oleks ikkagi koos hea ja turvaline olla. Jah, selles suhtes on nagu huvitav mõelda, et kuidas me üldse tänapäeval dokumenteerime seda, kuidas me elame, sellepärast et blogid, ka mina olin suur blogija teismelisena või hilisteismelisena ja 20-ndates ja tavaliselt sellised suured muutused elus on selle paar korda tagasi toonud. Ma mäletan näiteks, kui ma Rootsi kolisin, siis ma hakkasin uut blogi pidama ja ma mäletan ka ülikooli alustamine oli siuke koht, kus ma tundsin, et siin on nagu mingisugune nüüd oluline joon, kus ma alustan uue blogiga. Aga ma ei tea, tänapäeval praegu see ei tundu mulle enam kuidagi atraktiivne või huvitav, et isegi rohkem ma kalduksin sinna paberkaustiku poole võib-olla seda olukorda kirjeldades ja kui ma mõtlen sellele, kuidas ma dokumenteerin võib-olla praegu oma igapäevaelu, siis need on lihtsalt fotod, et mitte isegi see, et Instagram või mingi sotsiaalmeediasse minevad fotod, aga mul on telefon seadistatud nii, et iga kord, kui ma pildi teen, siis ta laeb selle üles mulle pilveteenusesse, kus on siis nii-öelda, ma ei tea nüüd juba, kui mitukümmend tuhat fotot viimasest 10 või umbes niimoodi aastast. Ja ma iga mingi aja tagant vahel käin ja nagu scrollin neid läbi. Ja see on nagu huvitav, kui hea läbilõike see teeb elust ja kusjuures nagu huvitaval kombel, et kui sa mainisid, blogimine oli koht, kus sa pigem näiteks oma ängi välja elasid, siis fotosid inimesed teevad pigem olukordadest, mis on rõõmsad või nagu tekitavad mingi positiivse assotsiatsiooni. Ja päris huvitav on niimoodi seda läbi rullida ja tihtilugu, vähemalt mul endal, kuna pilt toob kaasa rohkem mälestusi kui see, mis seal nagu kajastatud on, siis mul on ka nagu selliseid fotosid, kui ma nendeni jõuan, et siis ma tean, ma isegi nagu vahel natukene kardan nendeni jõudmist, et kui ma nendeni jõuan seal ajajoonel, siis need toovad mulle tagasi mälestused, et mul oli sellel ajal raske või et see ei olnud nagu hea aeg. Aga kahjuks peab ütlema, ma ei tee praegu väga palju fotosid, sest ma lähen 10 aastat hiljem, vaatan tänaseid fotosid ja seal on mingi terve hunnik saiu, mida ma olen küpsetanud. et vaata, elu peab olema natukene võib-olla dünaamilisem selleks, et neid pilte teha. Ja ma ei tiku ka, esiteks Brüsselis üldiselt nagu see väljas käimine on ka piiritletud peamiselt sinu enda naabruskonnaga ja seetõttu esiteks on soovitus seda pigem vähem teha ja meil maja ees vahetatakse reoveetoru, nii et meil üldse see väljas käimine on kohati keeruline ja kõik muud hädad sinna juurde, eks ole, veel siin ülemaailmse miasmiga, aga ma ei tee nagu väga fotosid väljast, ma ei hakka seda nagu telefoni üldse taskust välja võtma, kui ma olen õues ja
ja võib-olla ei peaks nagu käperdama seadet, mida ma siis hiljem toas ka katsun, kuigi turvalisuse eesmärgil olen ma hakanud õues kandma teist telefoni kui see, anyway, see ei ole üldse oluline. Aga ma ei tee täna väga palju fotosid ja seetõttu kuidagi seda kroonikat, mis mul muidu võib-olla tekiks nagu iseenesest väga ei teki ka praegu. Aga eks see on ka nagu pilt sellest, milline see maailm praegu on. Ma ikka pean tagasi tulema selle õue telefoni juurde, sest et ma ei ole kuulnud sellisest praktikast, kas oma õue telefoni, ütleme, koju tagasi tulles jätad kuskile välisukse ette mingisuguse veekindla karbikese sisse ja siis desinfitseerid käed enne kui tuppa lähed või kuidas see käib? Ta on mul õue riiete juures, vahepeal ma laen teda ja... Ma ei tea, vaata telefon ise on nagu nii selline asi, mida sa kogu aeg katsud ja näo lähedal hoiad ja asju. Mul kuidagi, eriti alguse poole nagu selline ärevus oli kõrgem ja siis mulle tundus see hea mõte. Muidugi. Aga ma ei tea, kas ma olen siin nüüd nagu mingi hull erinev inimene, et ma oma vana telefoniga õues käin. Kirjutage meile, kui ka teie käite mitme telefoniga tänapäeval ringi. Keegi ei kirjuta meile eriti enam viimasel ajal, mis võib tähendada kahte asja, et kas esiteks ei ole nii kõneainet pakkuvad teemad tingimata või siis variant B, et meid lihtsalt ei kuulata. Ma kardan, et see on see B. Me lihtsalt ongi, et me teeme seda saadet nagu edasi järjest, eks ole, sest meil endal on nii tore, aga me ei pane tähelegi, kuidas nagu hoolimata sellest, et kunagi meid kuulati hästi palju, siis aastalt on nagu inimesed täielikult ära kadunud, et näiteks viimased, ma ei tea, mingi 6 kuud oleme seda saadet nagu täiesti tühja eetrisse nagu paisanud, et reaalselt keegi ei kuula. Ja, aga selles on mingi oma ilu. Selles on mingi oma ilu täiesti. See jälle meenutab mulle natuke seda sükest. See meenutab erinevaid asju. Esiteks tulevad meelde jälle Stephen Kingi Langolierid, nagu mul sageli juhtub. Sa tead Langoliere? See on see raamat, kus inimesed sõidavad lennukiga ja siis satuvad mingisse tormi ja siis, kui nad sealt väljuvad, siis kogu maailmast on kõik teised inimesed ära kadunud või midagi sükest. Sest nad nagu ma ei tea, müksati nagu olevikust välja, et nad jäid nagu sellisesse nagu möödunud hetke kinni ja kogu ülejäänud maailm liikus edasi. Ja Langolierid olid siis need, kes pidid nagu ära hävitama selle hetke. Ja nad olid sellised suured kihvadega, ma ei tea, mööda aegruumi ringi hõljuvad sellised pallid, sellised kurjad pallid, kes lihtsalt nagu sõid kõike. See on kohutavalt nagu sürfilm, ma ei ole seda raamatut lugenud, aga see kõik Stephen Kingi filmid on millegipärast nagu, see ongi nagu 50-50, et mis on nagu ülihästi tehtud ja mis on nagu täielik mingi süke B-film ja see oli nagu täielik B-film. Ja aga ma mäletan seda ka lapsepõlvest, kui ma vaatasin seda, ma ei tea, umbes Kanal 2, minu arust see oli veel süke nagu miniseriaal, millal oli võib-olla, ma ei tea, 2 või 3 osa või midagi sellist, sest ma ei ole ka raamatut ennast lugenud. Üleüldse Stephen Kingi puhul on kuidagi niimoodi, et ma ei ole ainus Stephen Kingi raamat, mida ma olen päriselt nagu lugenud otsast lõpuni, on see tema raamat On Writing, mis on ka eesti keeles saadaval pealkirja all kirjutamisest, kus ta räägib kirjutamisest üllatuslikul kombel. Aga tema proosaga ma olen tuttav ainult filmide ja ma ei tea, seriaalide kaudu, näiteks tema teos It, mis on sügava jälje minusse jätnud, on mulle armas ainult selle 2-osalise telefilmi tõttu ja ma ei ole seda uut Iti kusjuures näinud, mis nüüd kinodes jooksis vahepeal. Aga mälestuste juurde tagasi tulles ma tahtsin öelda seda, et see vist kipubki kuidagi niimoodi olema, et igal ajastul on oma kuidagi mäletamise viis või omad vahendid, mida nad kasutavad selleks, et luua mälestusi ja et neid kuskile talletada. Ja kui ütleme sükse nagu püsiühenduse ja nagu interneti levikuga muutus blogimine järsku nagu kõige lahedamaks
mälestuste talletamise viisiks, siis ma olen täiesti nõus sinuga, et kuigi seda võib igaüks ju siiamaani teha, siis see tunduks nagu kuidagi nii nagu vana asi teha, mida teha nüüd, justkui tõmmata veel üks blogi käima näiteks ja kuidagi järjepidevalt. Kuigi on üksikuid inimesi, kelle blogisid ma käin piilumas niimoodi, ma ei tea, 2-kuuliste vahedega, et siis ma loen nagu ühe postituse läbi ja siis jälle unustan ära, et sellel inimesel on blogi. Aga kuidagi see hoog on nagu nii ära kadunud kogu blogindusest, minu jaoks isiklikult vähemalt. Kindlasti on olemas mingisugune omaette sihuke suur globaalne kogukond, kelle jaoks blogid pole mitte kuskile kadunud. Aga ma olen täiesti nõus, et sotsiaalmeedia lihtsalt on nii ära nagu mängulikustanud selle mälestuste jagamise ja talletamise, et blogimine tundub selle kõrval kohutavalt aeglane ja nagu, ma ei tea, ebapraktiline. Sest ma mäletan, et blogimise ajal oli niimoodi, et kõige suurem elevus tekkis ju sellest, et kui hakkasid ilmuma esimesed kommentaarid ja siis sa läksid vaatama, et et kas see on mingi inimene, keda ma tunnen, mis oli alati vahva, kui see oli keegi, kelle kommentaare sa alati ootasid. Või siis, et äkki see on keegi, keda ma pole kunagi veel varem kohanud ja kes on nüüd nagu leidnud mu blogi üles mingisugusest blogide andmebaasist, on ju, ja koperdas nüüd selle postituse otsa ja ütleb midagi huvitavat, et see oli nagu jälle nagu sihuke väga-väga põnev võimalus mingisuguseks uueks ootamatuks kontaktiks ja tutvuseks. Et siis nüüd sotsiaalmeedia pealetulekuga tekkis nagu palju lühem selline see enda poolt panustamise ja siis selle kiire tagasiside saamise selline nagu tsükkel muutus nagu ülilühikeseks. Ja kokkuvõttes see muutus nagu nii sõltuvust tekitavaks, et raske on minna siit tagasi nagu aeglasema mõtete jagamise viisi juurde. Ehk siis, et kui sina küpsetad kodus ciabattat, siis ma näen juba nagu sel hetkel, kui sa oled selle ciabatta sinna ahju pannud, ma näen sinu Instagrami story'st näiteks, et nüüd see ciabatta läks ahju ja mul on seal isegi nagu mingisugune kellake tiksub seal kõrval, mis näitab, et 4 minutit tagasi Ivo pani selle ciabatta ahju või õigemini siis postitas selle video, eks ole. Ja ma saangi mõelda, et näed, kui lahe on ju, et ma praegu tean, mida Ivo teeb. Tegelikult samamoodi, kuigi see ei ole enam sotsiaalmeedia otseselt, aga näiteks kui mind alati hullult rõõmustab see, kui ma parasjagu mängin Nintendo Switchil midagi ja siis ma näen, et sina tuled ka, et sa oled ka oma Switchi tööle pannud, sa oled ainus, kusjuures sa oled ainus kontakt, kes mul on nagu seal Switchis. Mul on täpselt sama olukord. No võt, et see on nagu alati nii lahe ja siis kui mul kohe ei tule seda teavitust, mis ütleb, et mida sa mängid, siis ma vahel panengi oma mängu pausile ja siis lähen vaatan, et mida sa mängid, lähen sinu profiili peale ja siis seal on kirjas, et sa parasjagu mängid üllatus, Stardew Valley. Või viimasel ajal on see mingi Cat Quest või mingi asi. Cat Quest, jah, selle ma tegin läbi nüüd ja nüüd ma võtsin ette suuresti Gea sinu elukaaslase soovitusel mängu nimega Gris. Ja. See oli mu elu suur saavutus, et kuna Gea on väga mängude kauge inimene ja ta tõesti ei taha mängida mänge, sest et talle ei meeldi ja tal ei ole tõmmet selle valdkonna vastu üldse. Siis ma olen nagu aastaid katsunud leida midagi, mis võiks talle meeldida ja Gris lõpuks tabas märki ja ma võin surra rahus. Ma võin siin nagu on record öelda seda. Ühesõnaga, et sa ka mängid Grissi.
jaa, vaheldumisi selle, vaata vahepeal oli see Nintendo Switchi poes oli mingi suur allahindlus, et ma ostsin omale kokku terve karja mänge ja nüüd püüan neid mängida. Cat Quest kusjuures nagu näeb, või noh, esiteks kõlab nime järgi ja näeb kõikidel videodel nagu kohutavalt sihuke lapsik ja rumal välja ja see ongi lapsik ja rumal, aga see on üks lõbusamaid mänge üle väga pika aja, mida ma mänginud olen, nii et soovitan kõigile. Huvitav ja, sest ma tõesti nagu olen hoidnud eemale sellest täpselt nendel samadel põhjustel, mis sa välja tõid. Kuigi ma ei ole pidanud nagu lapsikuks ja rumalaks, üleüldse need kaks, ma ei tea, hinnangut ei käi tingimata käsikäes minu jaoks, et kui mingi asi on lapsik või lapsemeelne, et siis ei pea olema rumal tingimata ja vastupidi. Aga selge, okei, jätan meelde Cat's Quest. Mälestuste juurde tagasi tulles veel, ma rääkisin sotsiaalmeediast, on ju, et kuidas seal see tagasiside ring on nagu tehtud hästi, hästi väikseks, või ei, see kõlas valesti. Ühesõnaga ma ei mõtle tagasiside ringi nagu inimeste hulga mõttes, vaid nende sammude mõttes nagu, et esimene samm on see, et sa postitad midagi, teine samm on see, et keegi seda näeb, kolmas samm on see, et ta nagu reageerib sellele kuidagi, et ütleme, see suhtlus teekond siis ütleme, on tehtud mega lühikeseks ja selles punktis tõesti tundub juba, et võib-olla me oleme nagu ära rikutud, et me nagu, et me saamegi sealt põhimõtteliselt seda, mida me tegelikult oleme alati tahtnud, ehk siis saame selle, ma ei tea, dopamiini laksu nagu, on ju, et kui keegi seal likeib midagi või reageerib kuidagi positiivselt ja siis on see nagu doos nagu kätte saadud ja siis on aeg postitada midagi uut. Ja võib-olla jah, et kui tahta midagi nagu tähenduslikult ja nagu põhjalikult talletada, siis tasub juba minna tagasi sinna nagu kaustiku ja tinteka juurde, kus on nagu selge, et sa ei tee seda tingimata selleks, et keegi seda nagu like'iks või et keegi seda isegi näeks. Kuigi ma pean ütlema, et kõik need aastad, kui ma pidasin päevikut, siis noh, ma ei tea, üleüldse ka nagu kirjandushuvilisena ja kirjanikuna mul oli väga raske lahti saada sellest kalduvusest ikkagi sõnastada asju niimoodi, nagu keegi võiks seda kunagi ikkagi ka lugeda. Ja see kuidagi tekitas niisugust vastikustunnet minus, sest et see pööras minu kannatused nagu mingisuguseks etenduseks või mingisuguseks ma ei tea, et ma kuidagi nagu komponeerisin ikkagi oma neid ängi kirjeldusi kuidagi väga hoolikalt ja vahetevahel see tegi päeviku pidamise raskeks. Samamoodi oli blogimisega, et ma olen seda siin mingis varasemas osas rääkinud ka, aga mul vahepeal oli väga raske blogida sellepärast, et mulle tundus, et ma hakkasin tegema erinevates olukordades asju selle tagamõttega, et hiljem oleks põnev kirjutada sellest. Ja siis see oli kuidagi nagu hästi ebameeldiv ja häiriv selline kuidagi kiiks nagu, millest oli raske lahti saada. See olid lihtsalt ajast ees, sellepärast, et praegu tundub see nagu suhteliselt ju tavapärane, et inimesed teevad asju selleks, et sotsiaalmeediasse sellest postitada ja noh, ütleme mõnes mõttes küll, jah. Ma ei saa seda isegi kuidagi hukka mõista. Mul on nagu keeruline siin näha isegi midagi nagu valet või imelikku ja ma ei ole kindel, et siin peakski olema ilmtingimata midagi valet või imelikku, kuigi ma tajun nagu enda puhul võib-olla, et kui ma nagu tunnistan, et ma teen midagi selleks, et sellest hiljem sotsiaalmeedias nagu pasundada, siis ma tunnen teatud mõttes piinlikkust selles osas, aga ma ei ole kindel, et kas see peaks nii olema. Ja see ei olegi võib-olla oluline. See ilmselt on jah, mingisugune pikem arengukaar olnud, mis mina ütleks sai alguse 90ndate, ma ütleks teises pooles ja see algas võib-olla reality TV-ga tegelikult, kui järsku ilmus sellisesse peavoolu meelelahutusse ilmus selline kategooria või žanr, mis
presenteeris ennast tõelisusena, et siin ütleme, et suurem osa päevast näidatakse mingil telekanalil siis nii-öelda nagu kunstlikke asju, et näidatakse mingeid seriaale ja mingisuguseid, ma ei tea, muusikavideoid ja selliseid nagu fabritseeritud asju ja siis nüüd siin kell 7 õhtul saab näha nagu päris elu, et piilume inimeste magamistubadesse ja piilume, ma ei tea, eluköögi poolele ja vaatame, kuidas inimesed tülitsevad ja kuidas nad üritavad üksteist ära rääkida ja petta ja võluda ja nii edasi ja me esitleme seda kõike ka sellises nagu väga tahumatus stiilis, et kui siin äsja lõppenud seriaalis nagu oli palju eriefekte ja sellised hoolikalt valitud kaameranurgad ja hästi kenasti paika sätitud värvid või mis iganes, et siis nüüd tuleb selline ma ei tea, õla pealt võetud siuke nagu koduvideo kvaliteediga siuke nagu halb pilt põhimõtteliselt on ju ja veidi nagu kehv heli nagu, kus vahepeal kellegi, ma ei tea, kampsun hõõrub vastu mikrofoni või mis iganes on ju ja siis on subtiitrid all, et sa ikkagi aru saaks, mis seal just juhtus, vaata, kes sealt nagu toast välja jooksis ja nii edasi, et seda nagu esitleti nagu tõelisusena. Ja see paelus inimesi nii väga, et reality TV-st sai ju nagu meeletu nagu suuna näitaja ja suuna muutja meelelahutus või ma ei tea, meedia maailmas. Ja mulle tundub, et see kõik ongi jõudnud nüüd punkti, kus me kõik olemegi oma elu reality show staarid ja toimetajad ja režissöörid ja autorid. Et see on hästi veider, mismoodi sotsiaalmeedia ja kõik see eelnev koolitus, mis me oleme saanud reality TV-d vaadates, et see kõik on vorminud meist mingisugused, et me nagu, ütleme, et nagu üle võlli hinnang sellele kõigele oleks selline, et me oleme teinud, et me ei ole enam nagu indiviidid või isiksused või inimesed, vaid me oleme brändid. Et iga inimene esitleb maailmale iga päev sotsiaalmeedias oma brändi, millel on sama nimi, nagu tal on passis. Ja siis sa, et teed valikuid selle alusel, mis nagu sobitub sinu brand manualiga põhimõtteliselt, et ma ei tea, kes ei ole nagu reklaaminduses või marketingi maailmas sees olnud, siis brand manual, nagu nimigi ütleb, on nii-öelda iga ettevõtte või brändi selline nagu ma ei tea, põhimõtete ja printsiipide kogumik või piibel tugevates jutumärkides, kus on siis sõnastatud ära, et milliseid värve see bränd oma pakenditel või üldse kommunikatsioonis kasutab, millise tooniga väljendatakse oma seisukohavõtte või kuidas sõnastatakse teateid ja nii edasi, ühesõnaga, et pannakse paika, et kuidas see bränd peab välja nägema ja kõlama, et siis nagu inimestel on nüüd ka nagu oma brand manualid, mille alusel nad siis otsustavad, et ei, seda ma küll ei paneks Instagrami, sest et minu see feed on ikkagi pigem siuke, et ma panen siia ainult oma nagu saia pilte, on ju, või siis, et ei, minu feed on selline, et ma nagu meelega rämetsen, on ju, et ma panengi siia pilte sellest, kuidas ma nagu välguga pildistan oma, ma ei tea, perset umbes, on ju, ja siis panen midagi nihilistlikku sinna alla tekstiks, on ju, et siis ma nagu lõhun seda voogu, mis nagu inimestel on Instagramis, kus valdavalt on sellised ilusad tuunitud kauni filtriga pildid ja nii edasi. Ja mõlemad on täiesti nagu mõistlikud või teadlikult tehtud brändivalikud, eks ole. Ja. Kas sul on, kui sa saadad kellelegi südame emotikoni, kas sul on... Kui ma saadan kellelegi oma perse pildi, siis kas... kui sa saadad kellelegi oma perse pildi, siis kas sa paned sinna tavaliselt mustvalge filtri või? Nii. Kui sa saadad kellelegi oma perse pildi ja tahad sinna juurde ka südame emotikoni panna, kas sul on mingi värv... Siis kuhu ma paigutan selle? Ei, ma mõtlen, kas sul on mingi värv südame emotikonil, mida sa alati kasutad, et see on sinu südame emotikon? On, jah? Ma piltidele tegelikult ei pane südameid, aga kui ma
mingites nagu chatides või jah, või kui ma kommenteerin midagi, mulle meeldib see must süda, kuigi mulle ei meeldi, et sellel on see valge läige servas. See on Apple'i teema, et nad kõik peab olema natukene 3-dimensiooniline nende emotikonides. Jaa, seda ma ei tea. Nende brand manager, aga jah, see on nagu ideaalne näide minu meelest, et tõesti nagu juba see, kuidas inimesed saadavad emotikone, et nad valivad, et nendel on nagu alati, kui nad saadavad seda emotikoni, valivad nad selle värvi või nemad kasutavad neid emotikone kõige rohkem või neid emotsioone. Põhimõtteliselt lõpptulemusena sa teed tõesti neid valikuid, kuidas sa presenteerid ennast sotsiaalmeedias ja siin on nagu see ka huvitav pool, et Instagram on hästi huvitav võrgustik, et seal on nagu see nii-öelda jääv pool, ehk siis sinu need pildi feed, eks ole, või ütleme sinu postituste feed, kuhu pildid jäävad alles ja ta on nagu arhiiv, mida sa saad läbi käia ja seda on hästi kuidagi oluline hoida on brand või see nagu kajastab sind kõige nagu sellisemalt filtreeritumalt ja siis on seal see nagu story'de pool, kuhu sa saad seda reality TV-d teha, et iga postitus seal ei pea ilmtingimata olema nagu, et seal võibki olla seda, et kampsun käib vastu mikrofoni natukene või sa jooksed kuidagi niimoodi, et kaamera hullult väriseb ja tegelikult päris hästi ei ole aru saada, aga ta annab mingisuguse hetke emotsiooni edasi. Ja mul on tegelikult päris kahju, kuigi ma tean, et Instagram salvestab kõik need postitused ja hoiab arhiivis, ma eeldan vähemalt, aga minul ei ole ligipääsu enda story'd arhiivile, sest see oleks nagu äge. Ja sellega me jõuamegi selle ühe sellise murekohani paljudest, mis mul seoses näiteks Instagramiga kas või on, et olles natuke dokumenteerinud oma elu Inglismaal just nimelt sotsiaalmeedias ja ma olen seda rääkinud ka oma elukaaslasele Geale, et tegelikult mul on nagu kahju, et juba nendest kuudest, mis me oleme siin olnud, nendest üksikutest kuudest ei ole suurt midagi nagu alles jäänud tegelikult, sest et põhi kuidagi jagamine on toimunud ikkagi just nimelt, ma ei tea, Instagrami story'des ja sellistel platvormidel, kus kõik on juba eos, juba on juba disainitud olema ajutine. Et see uudiste tsükkel nii-öelda on 24-tunnine ja ei ole ette nähtud, et sa aastaid hiljem saaksid nagu tagasi tulla näiteks nende piltide või videote juurde. Ja sellest on mul kuidagi juba ette kahju ja samas on tunne, et ma ikkagi ei soovi tekitada mingit blogi kuskile või et see kuidagi nagu, see tundub nagu mingi eraldi nagu töö, mida ette võtta. Aga ta ongi, selles suhtes, et väga lihtne on ju sinna story'sse midagi panna, aga siis kui sa pead sinna juurde looma mingi eraldi postituse, sinna mingit konteksti luua, ma ei tea, võib-olla kui Tumblr oli veel teema, siis oli nagu okei, lihtsalt mingi video kuhugi netti üles visata, aga ma arvan, et minul vähemalt isiklikult oleks küll siuke tunne, et kui ma nüüd hakkaks mõtlema, et okei, et siin mul on veel natukene üle aasta Belgias elada või praegune aeg on selline huvitav, et tahaks jäädvustada, et nüüd ma hakkan blogi pidama, et siis ilmselt mul endal oleks siuke tunne, lihtsalt see formaat nagu nõuaks seda, et ma lihtsalt ei viskaks sinna suvalisi asju, vaid ma mõtleks seda rohkem läbi. Ja. Aga kui ma meenutan neid aegu, kui ma lugesin inimeste blogisid järjepidevalt ja olin suhtluses erinevate blogipidajatega, siis ma meenutan seda nagu sellise härduse ja sooja nostalgiaga tegelikult. Kui sai minna ja nagu näha, et keegi on seal mingi pika teksti kokku kirjutanud ja siis ma olin elevil ja mõtlesin, et ma nüüd lähen siit kooli arvutiklassist ära, ja siis kui ma jõuan koju, siis ma kodus kindlasti loen õhtul, ma ei tea, teen endale teed ja siis joon teed ja loen läbi need 2 mõnusat uut postitust, et sükest asja lihtsalt enam ei eksisteeri. Ja sellest on kahju, tegelikult. Jim, kas sa oled kunagi, või äkki oled tänagi, ma ei tea, oled sa suur korvpallifänn? Või äkki oled sa kunagi olnud korvpallifänn? Ei, ma kusjuures just enne seda pandeemia pealetulekut
käisin oma sõbra Jaagu utsitusel ja peale käimisel korvpalli mängimas. Me ei mänginud korvpalli selle mängu nagu klassikalises mõttes, aga me jooksime ringi Prantsuse Lütseumi seal spordisaalis ja meil oli korvpall, mida me põrgatasime vastu maad, nagu see asi käib ja loopisime üksteise võidu seda palli korvi ja olime jagatud 2 meeskonnaks ja meil oli seal mingi oma mäng, mille nime ma ei mäleta, aga me kuidagi ühesõnaga punktide peale mängisime seda ja see toimus, ma ei tea, 2 kuud tagasi võib-olla. Et ja see oli tore, aga enne seda oli viimane kord, kui ma kossu mängisin võib-olla siis, ma ei tea, mingi 10+ aastat varem. Ja kui sa mainid korvpalli, siis mulle pigem meenubki mingi lapsepõlve nostalgia, et umbes Kalevi korvpallimeeskond, kus mängib Tiit Sokk ja siis Kanal 2 mingisugused NBA mängude mitte isegi ülekanded, need ei olnud, vaid nagu nad lihtsalt näitasid tagantjärele nagu erinevaid NBA mänge ja siis ma mõtlen, et ma nagu olin laps ja olin, ma ei tea, suvilas ja vaatasin sahisevast Kineskoop-telerist, kuidas Chicago Bulls möllas platsil, et sellised mälestused, aga see ei ole nagu seotud olnud minu, ma ei tea, igapäeva tegevusega. Miks sa küsid? Mul on hästi veider suhe olnud korvpalliga, sest ausalt öeldes pole mul olnud kunagi mingit nagu tõsist sellist jaksu või järjepidevust näiteks, et vaadata korvpalli kui sporti, et need mängud on küllaltki pikad ja neid on päris palju ja mul ei ole nagu nii sügavat huvi, et istuda telekas ja seda vaadata. Ometi on mul mingisugune selline nagu huvi selle mängu vastu ikkagi kuskil sees olemas. Samamoodi hästi paljuski lapsepõlves, et näiteks korvpall oli üks või ütleme korvpallipalliga erinevad mängud oli üks nagu põhilisi selliseid õues ajaveetmise viis meil naabruskonnas ja me mängisime mingit 5 ja 7 ja hüpekat ja ma ei tea, ma ei oska isegi nende mängude reegleid enam päris täpselt meelde tuletada, aga samamoodi mingid sellised punktide peale mängud. Ja ma isegi vist kuskil algkooli ajal käisin korvpallitrennis Keilas, mis oli nagu siuke kohutavalt, mis see sõna on, kui see, ütleme, lapsepõlvest asjad, mis põhjustavad sulle traumasid. Traumeeriv kogemus võib-olla. sest ma olin selline natuke pontsakas poiss ja mitte üldse väga hea spordis. Ja seetõttu siis ma olin nagu seal klassikaaslastega seal korvpalli meeskonnas, sest muidugi oligi tavaliselt nagu omaealised, kellega sa tegelikult olid kas klassivend või nad olid seal paralleelklassis. Olin nende kõrval seal suhteliselt nagu saamatu selles mängus ja seetõttu ma nagu ei olnud kunagi seal nagu osa sellest nagu tiimist, ma ei käinud kunagi kuskil võistlemas või mängimas ja ma isegi ma täpselt ei tea seda põhjust, neid põhjuseid võis olla tegelikult päris mitu, aga mul ei olnud ka nagu kunagi seda päris nagu koondise neid riideid, vaata on nagu Kossul on eraldi nagu riided vist äkki, ma praegu nagu üritan meenutada, et need olid mingid omamoodi särgid ja mingid numbrid peal muidugi, sellised asjad, et mina käisin nagu täiesti tavalise nagu T-särgi ja lühikeste pükstega. Ja see kõik oli nagu kohutavalt halb, sest muidugi kui kõik teised on nagu nii-öelda uniformis ja sina oled siis nagu mingite oma riietega seal, et see on kohe nagu sellises sotsiaalses klassi teemas, nagu sa oled nagu väljas täiesti. Nii et selline väga traumeeriv kogemus. Aga miks ma sellele üldse nagu mõtlema hakkasin, on see, et ma istusin üks õhtu teleka taha ja vaatasin, et Netflix oli tulnud uus dokumentaalsari, mille nimi oli The Last Dance ja mis räägib korvpallist, aga ta spetsiifiliselt räägib sellisest ajast korvpallis, mis oli aastatel 1997 kuni 1998 toimunud selline, ma ei tea, mis on siis mingi meistrivõistlused või NBA-s on kindlasti sellel mingi oma nimi, aga ühesõnaga see kõige tähtsam nii-öelda turniir, I guess.
ja ta keskendub siis tol ajal Chicago Bullsile, kus olid mängimas Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman ja see nii-öelda see treener siis oli Phil Jackson ja selleks hetkeks, kui see nii-öelda turniir hakkas, olid nad juba võitnud 5 varasemat turniiri, ehk siis nad olid nagu põhimõtteliselt parim meeskond tol ajal, seal olid nagu parimad mängijad, see oli nagu täiesti siuke mingi uskumatu asi, Michael Jordan oli täielik nagu iidol nagu miljonitele või ma ei tea, 100 miljonitele inimestele kogu maailma ja see oli nagu kuidagi siis selline periood, kus nagu oli hästi palju ebakindlust selles osas, et mis saab selle meeskonna nagu tulevikust, ilmselt see nüüd laguneb ära, kas nad üldse suudavad selle hooaja võita, kas tuleb siis nagu 6. võit ära ja seal hästi palju nagu sisemisi pingeid, hästi palju konflikte inimeste vahel juba, muidugi hästi suured egod ka seal kõik seal juures ja see nagu kuidagi, ütleme, tavaoludes ma ei oleks kunagi arvanud endalt, et ma hakkaks üldse sükest asja vaatama. Aga kuna mul oli nagu see täpselt see 90ndate keskpaigal oli see teema, kui ma käisin nagu korvpalli trennis ja reaalselt ka nagu tundsin huvi korvpalli vastu, sest ma usun, et põhimõtteliselt oli peaaegu võimatu olla nagu noor, eriti poiss, ma arvan, siis sellel ajal Eestis ja mitte tunda nende asjade vastu huvi, et sul oli mingisugune Space Jami multikas, kus oli Michael Jordan oli sees. Jah, täpselt. Ja sul oli mingid nagu kõik klassikaaslased umbes olid, kõik vahetasid veel neid mingeid korvpallikaarte ja nagu see oli nagu nii kõike nagu hõlmav teema, et ma mäletan, et tol ajal ma isegi nagu vaatasin mingeid neid NBA mänge või täpsemini, kuna meil oli satelliittelevisioon, et siis ma mäletan midagi kuskilt väga kaugelt sügavast mälust on see, et ma panin videokasseti mängija salvestama öösel mingit NBA All-Star mängu. Ma isegi praegu täna ei tea, mis asi on NBA All-Star mäng, aga ma igatahes salvestasin seda ja ma mäletan seda, et Michael Jordan oli seal mängimas ja ma vaatasin seda. See oli täpselt see aeg, mida ka mina kirjeldasin, kus ma istusin suvilas lapsena ja vaatasin Kanal 2 neid mänge. See oligi see kõrgaeg Pulsil. Seda oli nagu kuidagi nii huvitav avastada endas, et tõesti nagu, kui sa oleksid rääkinud mulle nagu nädala eest, et kuule, et see on nagu huvitav asi, siis ma arvan, et ma isegi ei oleks nagu ise uskunud, et jah, ka mina arvan, et see on huvitav, aga lihtsalt see fakt, et see dokumentaalsari seal oli ja oli õhtu ja mul ei olnud nagu midagi muud tarka ka teha või vaadata, et ma lihtsalt panin ta nagu huvi pärast mängima, et mis asi see on. Ja see oli nii paeluvalt tehtud ja sellel oli nagu piisav ilmselt siis selline nii-öelda nostalgia faktor või selline nii-öelda isiklik seos selle ajaga, nende inimestega, et ma jäin seda vaatama ja see on nagu ülihea dokumentaalsari. Ma ei oskagi seda nagu muud moodi kirjeldada, ta lihtsalt on nagu hästi tehtud, kuigi siin nagu tuleb juurde öelda, et tegelikult ta on tehtud Michael Jacksoni enda produktsioonifirma nagu nüüd läksid asjad huvitavaks, et nagu Michael Jackson on asjaga seotud. Sorry. seda ma ei näinud tulemas. Heerosed lähevad nagu sassi peal. Michael Jordani produktsioonifirma on nagu omanud ülevaadet sellest protsessist, sest väidetavalt Michael Jordan üldse oli nagu kogu oma karjääri on olnud väga nagu väga hoiab kinni oma imagost ja oma brändist, nagu me siin eelmises teemas rääkisime. Tema on nagu see, kes on kujundanud oma brändi nagu hästi-hästi hoolsalt, ei ole lasknud seda kasutada välja arvatud juhtudel, kui ta on ise pidanud seda õigeks, aga et dokumentaalfilmi puhul on nagu natukene kahtlane, kui üks selle peaosalisi on ka üks nendest, kes seda nagu teemat on vedanud. Ja Ameerika nagu võib-olla üks kuulsamaid dokumentaalfilmi loojaid Ken Burns on hiljuti nagu kritiseerinud just seda spetsiifilist dokumentaalsarja, et kuna Michael Jordanil on nii oluline osa seal ja tema produktsioonifirma sai enne linastust nagu kõik läbi vaadata, et siis nagu tema meelest on see täiesti nagu lubamatu. Aga see on nagu mingisugune nagu selline minu jaoks on ta lihtsalt nagu väga huvitav selline
ma ei tea, mingi sihuke ajaloo karbike, mis on kuskil istunud nagu hästi kaua aega kuskil riiulis, keegi pole seda avanud, ta mingi väike ajakapsel selline, mis just nüüd mingi aastal 2020 tehti lahti, et noh, väidetavalt nii palju, kui ma olen aru saanud, siis kõik see nagu materjal, mis filmiti, see 97-98, seda ei ole varem avalikkusele näidatud, sellele nagu filmi crew'le anti põhimõtteliselt nagu täis ligipääs kogu sellele ajale. Nad käisid seal ringi, filmisid kogu seda nagu turniiri, tegid intervjuusid nende inimestega ja nüüd siis nagu on võetud see materjal, mis siis tehti ja see nüüd pandud nagu ajaloolisse konteksti, kus on siis tehtud ka nagu tänapäevased intervjuud nende mängijatega ja sinna juurde on lisatud veel nende lapsepõlve kohta lisainfot ja nagu seda konteksti. Ja see on kuidagi nagu selline hästi huvitav lihtsalt karbike nostalgiat, mis Netflix mulle nagu serveeris kuidagi nagu väga, väga täpselt ära tabades selle, et mis mind nagu korvpalli osas võiks üldse ever huvitada. Ja nüüd ma mõtlen, et kas see on mingi märk, kas ma olen ka nüüd üks nendest inimestest, kes hakkab kossu vaatama? Vist mitte. Sa tekitasid minus huvi igal juhul. Ja kui see kossu huvi, kui see säde sinus ei kustu, siis eeldusel, et pandeemia möödub, siis millalgi ju saab valmis ka eestimaine kossufilm, mis räägibki Kalevi hiilgeaegadest, mis langeb tegelikult üsna samadele aastatele. See on tegemises või? Ja, see on töös ja see sama minu sõber Jaak, kes utsitas, et ma tuleksin temaga palli loopima Prantsuse Lütseumi võimlasse, on muide selle mängufilmi monteerija, nii et see info on tulnud otseallikast ja ma praegu ja tema on ka see, kes meil on külas käinud, eks ole, siin saates varem. Absoluutselt, ta on käinud meil külas koos režissööri Martti Heldega, kus me rääkisimegi montaažist ja sellest, mis partnerlus või mis suhe üldse on monteerija ja režissööri vahel. Me saame selle saate panna oma saate märkmetesse, et inimesed, kes ei ole siis seda osa kuulnud, saaksid seda kuulata, see on väga põnev kuulamine. See oli veel see aeg, kui meil käisid saates külalised. Ei, neid tuleb kindlasti veel, aga igal juhul see kossu jutt meenutas mulle esiteks mitu ma tahaksin selgitada, et miks ma mitu minutit tagasi suskasin su jutu vahele kos, sest et ma tahaks ka selgitust tegelikult. Sest et kõik inimesed ei pruukinud aru saada, mida see tähendab. Nimelt on olnud erinevaid väga jutumärkides häid tõlkeid erinevatele filmi pealkirjadele, mis on Eesti kinodesse ja telesse jõudnud, on ju, ja Space Jam on kindlalt seal halbade tõlgete etetabelis üsna kõrgel kohal, sest et jah, see sama Space Jami film, kus siis mängib peaosa Michael Jordan, see film linastus, ma arvan, kuskil 90ndate lõpus, ma ei tea, 97 või midagi sellist, 98. 96, näed. 96, no vaat. Et seal siis Michael Jordan mängis koos multifilmi tegelastega, kes olid siis Looney Tunesi universumist nii-öelda, et kõik Bugs Bunny ja kes seal kõik olid, Daffy Duck vist. Et see, ühesõnaga see film tõlgiti Eesti kinolevi tarbeks ümber siis filmiks pealkirjaga Kos, mis ilmselt see esimene koss oli nagu KOS lihtsalt ühe S-iga, mis siis viitas ilmselt kosmosele, on ju, sest et pealkirjas oli ka Space ja siis see teine koss oli 2 S-iga ja see osutas siis släng-sõnale korvpalli nimest. Ühesõnaga, sellepärast ma tegin need häälitsused mitu minutit tagasi, mis kõlasid niimoodi kos. Kas sa kujutad ette Space Jamile või siis filmile Kos tuleb järgmisel aastal? Tuleb või? Jaa, mul on nüüd on tunne, et see nagu kogu see dokumentaalfilm ja kõik see nagu teema on mingisugune eelpromotöö sellele filmile, aga arvestades, et ma vaatan, et selles uues filmis mängib LeBron James,
Mulle meeldib, et sa ütlesid LeBron. Kuidas seda? LeBron James. Ma ei ole kunagi kuulnud, kuidas tema nime hääldatakse. No ma ei tea, kogu ülejäänud maailm minu meelest on alati olnud LeBron James, LeBron James, aga LeBron on väga okei asi, mida öelda, arvestades, et sa ei tea kossust midagi ja ka mina ei tea kossust mitte midagi. LeBron James, ma saan aru, siis on korvpallur, eks ole? Jaa, kusjuures räägitakse, et ta on korvpallur. See võib olla ka fake news muidugi, ma ei tea, tänapäeval peab väga allikakriitiline olema muidugi alati. ERR-is oli mingisugune kampaania kogu selle nii-öelda, kuidas usaldada meediat, nüüd sihukest asja ei ole olemas, nagu fake news on ainult nagu faktid ja siis on asjad, mis ei ole tõesed. Aga anyway, jah, ma vaatan, et kuna Michael Jordan keeldus sellele filmile tagasi tulevat ja tema produktsioonifirma oli selle dokumentaali filmiga seotud, siis ilmselt need kaks asja ei ole kuidagi seotud, aga eks siis ootame ära, kui Eesti kinodesse saabub ka Kos 2, mida saab lühendada ju niimoodi ilusalt nagu KKK. Super. See on mulle alati väga meeldinud, et juba siis, kui internet Eestisse tuli, siis ilmusid erinevate ettevõtete ja ma ei tea, portaalide lehtedele ka alamkategooriad KKK nagu ja kellelgi polnud mingit probleemi sellega nagu. Aga ühesõnaga, et veel tahtsin mainida seda, et lapsepõlve nostalgiast rääkides seostub mul korvpalliga, seostuvad nokamütsid, sest et see oli ka üks ma ei tea, meedium, mis kuidagi hoidis seda Kossu fännlust üleval, ma ei tea, laste seas vähemalt, et väga tuus oli, kui keegi sai kuskilt, ma ei tea, tellis kodu Antilast või leidis kuskilt Kadakaturult või kust iganes endale nagu mõne siis Ameerika nagu NBA Kossu meeskonna logoga nokaka. Sest need logod olid ka nagu, me ei pruukinud nagu Kossust eriti midagi teada, aga siis kuidagi taanduski see huvi pigem sellise nagu, ma ei tea, taandus nagu staarikultusele, et lihtsalt kuna umbes Michael Jordan oli kuulus, siis ta tunduski, et noh, et ta on ilmselt kõige tähtsam korvpallimängija maailmas või midagi, ja siis sa juba panid plakati seinale või ma ei tea, hoidsid mingit kogumiskaarti nagu kuskil raamatu vahel. Ja need logod toimisid sarnaselt, et nii mõnigi laps valis endale lemmikmeeskonna logo järgi. Näiteks vaata Chicago Bulls, nagu sa kirjeldasid, oli on ju kuidagi võib-olla kõige nagu jõulisema ja nagu siukse nagu ässama mainega meeskond ja sellepärast oli ka nagu selle punase pulli logoga nagu igasugune siuke, ma ei tea, T-särgid ja mütsid olid nagu olid hinnas, et siis selle juures mina nagu katsusin hoida sellist nagu alternatiivsemat joont ja siis ma fännasin hoopis Charlotte Hornetsit, sest et mulle meeldis, et neil oli see mesilane, herilane. Herilane oli logo peal, mulle meeldis see tegelane väga, mulle tundus see nagu tuus ja siis ma otsustasin, et hoopis Hornets on mu lemmikmeeskond, aga neil ei läinud nagu kunagi väga nagu hästi või ma ei mäleta väga mingisuguseid triumfe. Et pigem oli ikkagi nii, et Bulls nagu kogu aeg oli Bulls. No, mul on siuke tunne, vähemasti ma tahaksin nagu mõelda, et mul oli ka Chicago Bullsi nokamüts, äkki ma kujutan seda täielikult ette, äkki see oli hoopis A. Le Coq'i nokamüts, äkki mul olid mõlemad. Potato. Ma ei tea, punast värvi ilmselt, oli nende mõlemaga midagi seotud. Ma arvan, et mul oli A. Le Coq'i nokamüts, sellepärast, et kunagi hästi-hästi väiksena ma olin Rõõmu kaubamajas, Keilas Rõõmu kaubamaja sünnipäeva ajal ja neil oli seal mingi nagu viktoriin umbes, kus nad nagu küsisid üle poe, et mis asi see on ja nad näitasid põhimõtteliselt, ma ei tea, kas sa oled kunagi näinud enne, kui karastusjoogi sellest plastpudelist saab nagu pudel, on see selline nii-öelda pudeli alge, mis surutakse kuumuse ja rõhuga nagu mingisuguse vormi sisse. Siuke pisike nublu, millel on otsas see pudeli korgi või see plastpudeli korgi ots nagu.
kui sa seda kirjeldad, siis mul on tunne, et ma olen seda näinud, aga võib-olla ma loon seda mälestust aktiivselt oma ajus. Ma olin just enne seda käinud Coca-Cola tehases Eestis ekskursioonil ja seal meile näidati neid, et näete, sellest saab kunagi Coca-Cola pudel, nii et ma teadsin, mis see on ja ma läksin, ütlesin seal, et see on pudeli embrüo. Jah, et sellest saab pudel ja nad olid vist natukene plindris, sellepärast, et ma sain aru, et selle nagu viktoriini nagu auhind oli mingi kast õlut. Ma olin mingi 8 ja või 10 või midagi siukest ja siis nad andsid mulle A. Le Coq'i õlleklaasi. Maitsta? Ei, nad andsid mulle õlleklaasi ja nokamütsi vist. Mul on siuke mälestus. Mõnus. Aga see on nii huvitav, kuidas nagu meie põlvkonnale korvpall oli nagu mingi ülioluline asi. Ma olen sellest võib-olla nagu tagantjärgi üldse hakanud aru saama, sest mingi esimene asi, mis mulle seda kuidagi nagu koju tõi, oli see, kui Genka andis välja laulu Meie mäng. Ja see tundus mulle nii absurdne natukene, et nagu korvpallist oli mingi siuke ülieepiline räpilugu tehtud. Aga see oligi nagu tol ajal nagu ikka eepiline väga suurele osale inimestest ja sellel on nagu mingi hull mõju olnud. A la see, et meie peaminister ju tegelikult on nagu mingi suur, lisaks see, et ta on nagu poliitikas tegev, teatakse teda ka korvpallurit, eks ole. See on nagu mingi põlvkonnale nagu mingi ülioluline teema. Seda ma kuulen esimest korda kusjuures. Et Jüri Ratas on Kossu mees. Ma ei oska ka kahjuks sellest nagu rohkem midagi nagu juurde anda, aga küll, aga kui sa, ma ei oska öelda, mis juhtub, kui sa guugeldad, aga kui sa kirjutad DuckDuckGo otsingumootorisse Jüri Ratas korvpall, siis esimene vaste, mis tuleb, on YouTube'i video Jüri Ratas Adidas Streetball 1997 ja kusjuures seda ma mäletan ka nüüd, kui ma seda lugesin, et olid kunagi mingid siuksed mööda Eestit ringi käivad mingid korvpalliturniirid, mis pandi mingi kaubanduskeskuste parklatesse üles ja siis seal mängiti nagu korvpalli omavahel nagu mingi võistlusena. Ma käisin paar korda vaatamas neid, ma ise kunagi seal, nagu ma juba rääkisin ka tol ajal, ma olin siuke pontsakas mittesportlik noormees, või laps, kes ei osanud korvpalli mängida, et minu rõõmuks jäi nagu kõrvalt vaadata, kuidas sõbrad seal mängisid. Okei. Jüri Ratas ja Michael Jordan, 2 korvpallilegendi. On selle jutu kokkuvõte minu poolt? Ma arvan, et oligi väga, väga õige aeg kokku võtta ja hakata mõtlema selle peale, et millest me võiksime rääkida oma patroonidele, meie toetajatele mõeldud lisasaates nüüd, kui pinge on maas, sest see pinge on nüüd nagu nii kogunenud kui lahtunud selle aja jooksul, mis me oleme salvestunud ja mul on tunne, et vaikselt hakkab nagu maha minema. Ja mul on ka see sama tunne. Ma lõpetuseks räägiksin ühe nalja veel seoses halbade pealkirja tõlgetega. Et meie saadet kuulab üsna pühendunult minu klassivend Johannes ja siinkohal soojad tervitused, Johannes, sulle. Ma loodan, et karantiin pole sind ja su lähedasi murdnud ja et su pärm ikka kerkib. Kunagi aastaid tagasi mingi täiesti suvalise postituse juures, mille meie vist üks ühine klassivend oli teinud, ma arvan, et Facebooki, seal kuidagi läks jutt selle peale, et see teine klassivend siis oli vist olnud laevas või kuskil ja siis oli kuulnud nagu mingit seltskonda arutamas filmi Due Date. Oli siuke film kinodes kunagi aastaid tagasi ja Due Date on ju, siis on teatavasti on ju siis nii-öelda see tähtaeg, mis määratakse rasedatele, et nad teaksid, millal nad ilmselt sünnitama hakkavad. Ja siis Johannes tegi lihtsalt nii hea nalja seal kommentaariumis. Seal kuidagi läks jutt selle peale, kuidas tõlkida seda pealkirja. Ma ei mäleta, miks see nii läks, aga igal juhul Johannes pakkus välja, et Due Date võiks olla eesti keeles kutt sõi.
saad aru? ja vaata, kuidas nagu rääkides mälust, on ju, ja mälestustest, et on olemas, on mingid nagu seigad ja mingid naljad, mis lihtsalt nagu jäävad, mis nagu raiutakse mällu, nagu, et need lihtsalt nagu ei kao enam ära ja neid asju on väga vähe tegelikult, mis kuidagi niimoodi meelde jäävad, aga see on üks neid nalju, mis lihtsalt nagu tuleb mulle meelde tagasi nagu iga mingi teatava nagu aja hulga möödudes ja see on ikka veel mulle naljakas, see on alati naljakas mulle, kui see mulle nagu meelde tuleb. Et due date on quitsõi. Aitäh, Johannes! ja aitäh teile kuulamast. Külastage meie Facebooki lehte, muidugi visake meile sinna ka üks buy või like või miks ka mitte uus care emoji, mida Facebook nüüd pakub pöidla asemel, sa võid ka lihtsalt kallistada meid virtuaalselt. Oota, mida? Kui sa lähed Facebooki, siis varasemalt lisaks sellele, et sa said like panna, eks ole, sa said ka sealt valida süda või et sa oled vihane või kurb. Ja nüüd seal on uus emoticon care, kus on siis selline naerupall kallistab südant, mis on väga südamlik ja ma tahaks nüüd näha mõne oma postituse all või kas või meie popkulturistide postituse all mõnda seda emoticonist. Ma pole ühtegi neist veel saanud, aga lisaks see siis Facebookile. See tähendab, keegi ei hooli sinust. Ma tahtsin vältida selle teemaks tulemist, aga ilmselgelt ja noh, kui te tahate näidata meile, et te hoolite meist või meie saatest, siis lisaks Facebookile võite külastada ka meie Patreoni lehte, patreon.com/popkulturistid. Ja, kuhu suundume nüüd ka meie, sest et me pistame sinna nüüd oma jätkusaate oma toetajatele. Nüüd, kui pinge on maas. Olge terved ja mängige korvpalli või kui te ei saa, siis kui te ei saa oma elutoas või magamistoas mängida korvpalli, siis vaadake korvpallidokki. Ja kirjutame kroonikaid. Ja, kirjutage pikki blogipostitusi sel teemal, kuidas te hoolite meist. Palume midagi enamat kui emoticon.